videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios ja üritan taas maha saada nii-öelda soolosaatega, et testida oma häid ja paremaid omadusi. Nii kummaline kui see ei ole või kui see ei tundu, eile oleksin sügavalt kahelnud, täna kahtlen suti vähem. Ei ole midagi parata, enesetunne on see, mis määrab. Ja kui nüüd juhtub, et ühel hetkel ma jään vait, siis pole midagi parata. Aga olge tänatud kõik, kes te toetate meie tegevust ja kes te olete pannud õla alla, et meie laevukene püsiks ikka vee peal ja purjetaks, kuhu? Püha sõja vankumatu võidu poole, milles võib ka väga kahelda, aga on nagu on, nagu ütles Vladislav Koržets, keda samuti võib pidada juba vaata et klassikuks, kuigi tema naljad on sellised, et ega naljalt teda klassikuna ei tunnistata. See ongi see, et sa võid mõnitada seda, kes on alla jäänud, aga hoia jumal, kui sa kõige õilsamate üle nalja juhtud tegema, see on päris patt. Üldiselt, kui nüüd hakata tasakene pihta, siis kõigepealt, mida ma tahaksin soovitada kõigile kuulajatele, vaatajatele, on see, et ärge kunagi hakake otsima vastuseid mõttetutele küsimustele. Otsige parem küsimusi, millele on mõtet ka vastata. Ei ole ju mõtet vastata küsimusele, et aga miks te oma saates ei räägi sellest, kuidas, minu pärast siilid paarituvad, neil ju okkad igal pool ja nii edasi. Aga mida see siis meile annab, kui terve Eesti rahvas saab teada, kuidas siilid paarituvad? Mitte õhkagi. Samamoodi võib ju esitada küsimuse Põhjamaa looma kohta, pean silmas jääkaru, et ega külm tal tilli ära ei võta. On küll efektne küsimus, aga mida see teadmine meile annab? Teadmine võiks ikka midagi anda, mis oleks väike tugi oma mõttejalakesele, et karata edasi, võib-olla pisikene hüpe, mis samas oleks suur hüpe paljudele, sest on päris palju asju, millel on tegelikult hetkeseisuga üks ja ainukene vastus. Ja see vastus ongi hetketõde, aga tempora mutantur, ajad muutuvad ja küll see muutub ka. Võtame näiteks seda kildu on mulle saadetud ja see on mulle ka lugemisvarana ette sattunud Bill Gatesi, kes olla kuulutanud, et enamiku inimestest ei ole tehisintellekti ajal enam vaja. Meie otsustame, oli tema hiilgav lause, mida otsustame, kes see siis ellu jääb. Ta on avalikult öelnud, et tehisintellekti kiire areng muudab suure portsu inimesi mõttetuteks või tema kasutas vist sõna iganenuteks. Meie, selle all peab ta silmas eliiti,
aga ma ei ole ka päriselt aru saanud, kas see on eliit nüüd selles mõttes või eliit selles mõttes. Meie otsustame inimkonna tuleviku maailmas. See on muidugi õige, sellepärast et kas keegi võib nimetada mulle asja siin ilmas, mida mõni veenev inimene, no võib öelda ka karismaatiline juht või midagi taolist ei suuda presse keerata. Kõike suudab. Muudkui aga hakkab rääkima nagu prohvet Maltsvet või teised teda saatvad isikud, et nüüd tuleb teha nii ja siis istume kõik karjas issanda paremal käel ja see rivi läheb lõpmatusse. Või umbes nii. Ja nagu taas klassikud ütlevad, ei ole maailmas nii lolli asja, mis ei leia järgijaid. Nii et jah, kas see eliit on nüüd siit arenenud eliit või siia kokku kraapinud eliit, vaat seda mina teile päris täpselt öelda ei oska, sest no kes see siis Bill Gatesi hingeelu ja südamesoojust teab, aga küsimusele, kas inimesi ikka vaja on, vastas ta, et enamiku eesmärkide jaoks mitte. Küll ma tahaksin teada sellest enamikust 2-3 selget suuremat eesmärki. Mitte, ma ei tea, no ma tõesti ei tea. Ja ta lisas, meie otsustame. Vaat see meie on ka niisugune värdvärk, et kui üks jeekim ütleb, meie partei tahab seda, siis ma päris siiralt esitan taas selle küsimuse, et kui teie parteis on ütleme 8000, ütleme 10 000 liiget, mitu neist taipavad tahta seda, mida ütleb, noh, kas partei kohta võib öelda ka G2, G3, G5, no üle 5 on juba kahtlane, siis võivad tekkida vastasseisud, parteis ma pean silmas. Aga muidu jututubades, oi, lase olla, mida suurem, seda uhkem või mida rohkem, seda uhkem, kuidas te tahate seda kuulda. Aga mingid funktsionäärid, asjapuud, teoreetikud, nagu öeldakse ka kriitikud, on väitnud, et Bill Gates annab sellega märku peagi saabuvast tehnoloogilisest tööpuudusest ja siis sellele järgneb juba rahvastiku kontrollitud vähenemine. Noh, tubli, võiksid öelda selle peale klassikud. Vähendame rahvastikku. Ma esitan praegu ühe mõttekäigu, mis ei pruugi minu esitatud tingimuste ja kujunditega olla õige, aga laias laastus näitab ta üsna õiget asja, sest no võtame niimoodi. Maailmas toodetakse vidinaid, jeminaid hulgi. Nagu Andres Raid ütles, tehke siis midagi, et Hiina ei teeks teist kiiremini, odavamalt ja sama sitalt, sellepärast, et kui asi katki ei lähe, siis ei osta keegi ju uut ja siis juhtub see, et käib, et kukuvad ja see, mis meil kasvab ja jääbki kasvama ja kasvab siis veel, see ei kasva enam. Või hea küll, kasvab, aga negatiivselt, ei ole häda midagi. Meil ju üldiselt kõik kasvab. Vaat selle kasvuga on nii, et kui meid on siin maailmas
8 miljardit, no 8,3, 8,375, no ütleme 8, see on siukene lihtne asi, mis võib isegi meelde jääda. Kui meid on 8 miljardit ja firma, hiigelmonopol vorbib vorsti teha, millest see pole minu asi, 8 miljardile, siis annab ta tööd hirmsale hulgale tooraine tootjatele ja transportijatele sisse ja välja ja nii edasi ja see 8 miljardit, kui nad kõik mugivad antud vorsti, no mitte antud, ostetud vorsti muidugi, siis nemad maksavad kõik selle jama kinni, ehk siis tagavad elu ja tervise sissetuleku ja teatava vorsti ostmise võime nendele, kes toovad sisse ja viivad välja, jagavad laiali, müüvad, külmetavad ja nii edasi. Ja asi on täpselt nagu tema on. Ja muidugi läheb siit suur hulk raha, nagu Schwarzi draakonis on öeldud, on ka kaup. See pannakse vankri peale ja lähebki eliidi taskusse, mis annab vihje, et eliit jagab asja ainult siitmaalt siiamaani oma rahakoti piires, aga rohkemaks seda ei jätku. Ja kui see ikka kõrgemale ja kõrgemale hüppava AI, kes on saavutanud selle, et kui Andres Raid siin ütleb kõva häälega, et Vikipeediat ei tohi kasutada, on ülikoole, kus see on keelatud, siis ma võin oma nägemismälu põhjal öelda, et Vikipeedia ja AI on omavahel läbi põimunud, sest AI rabab igasugust infot, mis on kuidagi seotud selle märksõnaga või märksõnastikuga, mis te olete talle küsimuse vormis esitanud ja kusjuures ta kurat veel poeb sulle kah, ta eelistab ju vastata sinu eelistustele. See on omaette mõjupurakas. Ja niimoodi saad sagi selle vastuse, mis on poolest saadik Vikipeediast või umbes nii. Aga hea küll, nüüd 8 miljardi tarbijaga ühiskond satub olukorda, kus eliit ütleb, et ei, seda kõike hakkab tegema AI, vähendame tarbijaskonda poole võrra. Jätame alles 4 miljardit inimest. Mis juhtub? Toorainet läheb poole vähem. Ostetakse poole vähem. Eliit näeb, et kasum on kõigest, no anna jumal 50% sellest, mis ta oli. Ai, tehke seal midagi, me laseme kõik lahti, me paneme kõik kinni ja nii edasi. Aga ei, hind peab tõusma ka vähemalt poole, kui mitte enama võrra. Ja me olemegi oravakesed, rattakeses, ikka rohkem, ikka kiiremini või nagu Alice Imedemaal oli see õilis teos, kus oli öeldud, et selleks, et paigal püsida, pead sa kõigest jõust jooksma. Ja vaat see hakkab siin nüüd mängima. Kui jääb alles kuldne miljard, siis seda kuradi kulda, mis süüa ei kõlba, on neil. Aga vorst on nii kallis, et
nad annavad oma kulla tootmiskulude katteks ja vot siit ma ei oska edasi mõelda, aga pilt on kole. Seega siis see AI ja kõik, mis sellega kaasneb, kui me räägime, et meil on vaja rohkem lapsi, sünnitage mehed või ma ei tea, mida siin, naised, minge sõjaväkke, meil on vaja. Ja seda ütleb ka mingisugune eliit ekspertide grupp, et meie peame, midagi te ei pea. Mida on vaja? Vaja on, et võimalikult suur hulk inimesi saaks hukka. Et sellega saaks tarbijaskonda ja rahavoogusid rahustada. Vaat kui te võtate ette, mul oli kunagi käes, ma pusisin seda koguni õilsas inglise keeles lugeda, aga ei olnud aega ja ei olnud õiget huvi ka. See oli siis nüüd, Venemaal oli enne esimese ilmasõja hakatumist 2 kena monarhi. Nõod vist või kuidas neid kutsuda, ühte tegu, ühte nägu. Üks valitses Inglismaad, teine valitses Venemaad. Ja vot enne sõda või sõja alguses, enne sõda pigem napilt natukene, vahetasid nemad omavahel telegramme, mis olid kõike muud kui sõjakad. Ja millest võis välja lugeda, no muidugi teatavad solvumised ja möödarääkimised tekkisid seal ka, aga välja võis lugeda, need olid ju lähisugulased. Või kas nii võib öelda, sugulased igatahes. Ja vahetasin nemad telegramme, segadus seal tekkis. René Levoil on kirjutanud raamatu, mis käsitleb autovõidusõitu läbi Euroopa ja seal on teise teemana sees just see monarhide telegrammide vahetamine, millest võib samuti mõnusasti välja lugeda, et nad ikka pidasid seda sõda sihukeseks pereäriks. Kes viitsib, otsib, kes viitsib, tutvub, olemas see on. Ja nüüd, meil on vaja, nagu ma siin aru olen saanud, müüa sõda. Samal ajal muidugi Ukrainas eneses see sõja toetamine on langenud kohe nagu meil Eesti 200 või riigi valitsuse toetus. Mitte küll nii madalale, aga sinna kanti küll. Vist oli 24% jäänud. See on siis see patriotismi tollipulk või kuidas seda nimetada. Aga tuleme tagasi sinna, et naised sõjaväkke. Siin muidugi tuleb küsida, et mis juhtub, kui nii teha, mis juhtub, kui nii mitte teha. Kumb siis nüüd etem on? Ja üldse kõik need Schopenhaueri 4 küsimust kenasti läbi võtta ja asjad kuidagi paika saada. Kui me tahame müüa sõda, siis vaat müügitehnoloogiaid on ju ka sellised, et kui sa tahad ühte asja müüa, siis rikastele pead sa reklaamima seda, no ei pea, võib ka teisiti. Umbes nii, et see tekitab sulle suure hulga vaba aega ja võimaluse veeta oma vaba aega. Kui sa tahad seda müüa tudengitele, näituseks sõda, siis see on juba keerulisem, sellepärast et tudengile tuleb reklaamida, et kui sa need asjad teed,
siis täituvad sinu unistused. Sinust saab ohohohoo ja veel ohoo ka. Mida tuleb müüa meestele? Meestele tuleb müüa õnne välist külge, seda, et sind austatakse, seda, et sind imetletakse ja umbes nii. Naistele tuleb pakkuda, et kui sa selle ostad, tead, su hingel on nii hea ja kerge. Sa oled südames nii õnnelik, et enam õnnelikum olla ei saa. Hoia südant kinni, muidu läheb õnne pärast lõhki ka veel. Lastele müümine on niimoodi, et sa pead ärgitama nende vanemaid, et vot kui sa selle oma lapsele ostad, siis laps on õnnelik, see on naissoost vanematele. Siis laps tegeleb sellega ja annab sulle vaba aega, see on mehele rikkuse mulje jätmiseks ja nii edasi. Ühesõnaga, neile tuleb pakkuda müügiks puhkust oma lastest, pere muredest, igasugu liisingutest, laasingutest, loosingutest. Aga kui sa tahad müüa kõigile ühe tehnikaga, no praegu oleks öelnud nii nagu vanal heal ajal, aga ma ei ütle seda. Võt, naiste sõjaväkke minekus, no kaitseväkke korjame naised ka kokku, las kukuvad kaitsema, nii et kivi ei jää kivi peale, kõik kaitsevad ära. No millegipärast ei usu, et naised sellest unistavad ja naised võivad Kroonusse minnes põgeneda millegi eest, nagu kutid põgenesid Prantsuse võõrleegionisse, muutsid nime ära, keegi ei teadnud, kes sa õieti oled ja nii edasi ja olid seal ja välja sind keegi ei andnud. Vot sel teemal ma alustasin siin, et tuleb leida need küsimused, millele ka on mõtet vastata. Teate, mul on sihelmine tunne, et mu jutt võib minna paljudele liiga keeruliseks, aga pingutage. See teadmine võib teile anda, no ma ei tea, mis ta võib anda, aga ta midagi teile annab. Ja lugesin mina seal sellest, Kertu Luisk pani oma Facebooki kodukale või kuidas seda kutsuda, selle teabe üles ja küsimuse ka, et noh, mis arvate. Ja eks seal siis tekkis muidugi küsimusi ja üks kommentaator, ta oli endale võtnud nimeks Attention please, ei mitte seda, tähelepanu palun. Tema võetud nimi, alias või kurat kutsuge kuidas tahate, oli Vaba hing. Sellega ta muidugi nui neljaks püüdis iseloomustada ennast, oma terviklikkust. Imetlege mind, mina vaba hing. Ja kirjutas see vaba hing ilusti otse, perse tuleb saata kõik. Vaat siin on küsimus. Hervääriga kunagi Nõmme raadiostuudios lõunatunni raames arutasime. Ma esitasin talle otse küsimuse, et kui kedagi saadetakse, kas perse või persse. Ja Hervääri ütles, et ma ise saadaksin persse. See on kuidagi nagu tugevam. Hea küll, tema kirjutab, siin võib muidugi veel eksida ka, et perse tuleb saata kõik. Hea küll, perse tuleb saata kõik. Vajadusel oma dokumendid minema visata. Näpuotsad ära põletada, süsteemist välja astuda ennem, kui süsteem sind musta kilekotti ära pakib ja sinu asemele indussid
pakistanlased või mõned teised murjamid tuuakse. Huvitav, et jah, seltskonnad on teada ja õige vastus on tal ka teada ja mul jäi see hinge peale kripeldama, ma lugesin seda 3-4 korda erineval ajal, erinevatel päevadel ja siis kirjutasin sellele vabale hingele vastu, et sa võid saata nad kõiki 9 auku, aga et järgijaid saada, pead ise ees minema. No kuda siis, teie minge sinna, teie tehke nii, tehtagu, oldagu. Võiks teha, ei. Ja vaba hing põrutas mulle süsteemi ori ja hirmsa naeratava lõustaga. See, no kurat, nimetage mind kuidas tahate. Süsteemi ori või teise süsteemi ori või peremees või lollakas või see ei sega mind. Sest lõppude lõpuks igasugused, vaat kui keegi kirjutab, ma ei tea, mis sõna siin kasutada, mingisuguse jupikese, kus ta kirjeldab minu tegusid nii või naa, siis Aristoteles vist ütles, kui küsiti, et miks sa ei solvu millegi peale, et vaata, kui see on õige, mul ei ole õigus solvuda. Kui see on vale, no mis see minu asi on, mis ta kirjutab. Vaat kui keegi kirjutab siukese värksi, siis ma ei saa öelda, et ma tahan seda lugeda. Ei, ma ei taha seda lugeda. Ja enamalt jaolt ma ei loe seda ka. Miks? Sest ma ei taha kirjutajast nii palju teada saada. Inimene avab ju enda, kui ta teise peale ähnab, kui viisakalt öelda. Nii on. Aga vaba hing andis mulle vaba voli arendada teemat edasi. Tema ütleb, et mina olen süsteemi ori. Hea küll, ma ei palu tal defineerida, mis on see süsteem. Et kõigil oleks üheselt selge, mis on süsteem, mille ori üks lepa väidetakse olevat. See on, ma kardan, üks ala, kus kõik rahvad, rahvused, inimesed, kellel vähegi hoidu peas on, võivad targutada lõpmatuseni ja tagasi ja niimoodi õige mitu korda. Süsteemiga on niimoodi, et no näiteks, kui meil on riigikord, siis see on ka teatud süsteemsus. Inimesed on niipidi, naapidi milleski kokku leppinud ja ma olen mõneti nõus, et maailmas on olemas ainult üks riigikord. Nimetatagu seda kuidas tahes ja see on tõepoolest orjanduslik, sest sul on kohustused, mida sa ise pole võtnud, mida sa pole tahtnudki võtta. Aga kui nüüd tulla norivalt lähedale, siis orjus algab hetkest, kui muidu normaalne inimene tahab korraga no kas seista või võidelda või kui eestlane või muul viisil, aga vabaduse eest. Inimene, kes hakkab rääkima vabadusest, tunneb vabadusest puudust, kusjuures
ei usu mina peksmise peale ka, et ta täpselt teab, mis asi see vabadus on ja mis asi see süsteem on. Ma isegi ei julge väita, et siin on tegu miskit liiki. Lõppude lõpuks Aquino Thomas kirjutas ju pikalt ja mõned on isegi aru saanud sellest. Enda puhul ma seda ei väida. Vabast tahtest ja tahtevabadusest. Mille puhul niimoodi matsi kombel võib öelda, et sul on vabadus tahta mida iganes ja saada, mis sulle antakse. Aga orjus algab hetkest, kui sina hakkad vabadusest puudust tundma. Ja siin on muidugi tuhanded nüansid, mis seda kõike kujundavad. Võtame kas või, mis asi on hirm? Hirm võiks olla seotud ka sellega, et ma räägin vabadusest, aga ma kardan, et ta tulebki ja siis võib inimene armastab ennast ju üle kõige. Muidugi oleks võinud vaba hinge puhul märkida ära veel ja juba varemgi peegelneuronid. Kõik läheb perse, tunnetuslikult, läbi iseenda perse, just seda tähendabki ladina keeli. Ja vaat see, ühesõnaga see on segadus. Aga hirm tekib teataval määral kogemusest. Hirm on seotud ettevaatusega. Selles plaanis, et kui näiteks juhtub midagi kroonus, mis on ehmatav, näiteks karihiir jookseb korraga sinna ruumi, kus need kaitsjad söövad, siis vaat ega praegu ei või selleski kindel olla, kes esimesena kiljatab. Kas mõni neiukene noorukene või mõni samas eas poisikene, kes on ka siuke granaati sulle. Sest meil on need asjad paigast ära läinud. Igal asjal peab olema põhjus, äratuntav põhjus, mitte põhjendus. Et pärast sa ütled post factum kenasti, et mina tegin seda sellepärast niimoodi, et võt see on motiivi otsimine. Kunstlikult konstrueerid motiivi, miks sina võisid seda teha. Aga sind stimuleeris kiljatama, röögatama, ma ei tea mida tegema. Ehe hirm. Ja kui öelda kõik see targem lause, nagu ütlevad klassikud, siis teadmatus sünnitab hirmu. Kui sinu ette jookseb rammus rott, sa ju ei tea, mis kavatsused tal on. Kas ta tuleb sind hammustama või tahab õrnasti siia kuhugi peitu pugeda ja väljendada oma sügavaid tundeid sinu vastu, kes sa oled pillanud talle toidujäänuseid maha ja tegelikult ise pole muidugi viitsinud ära koristada, aga tema hindab sinu tegu oma mõõdupuuga per se. Jah. Mis puutub emadesse ja lastesse, siis siin on niškene nüanss, et ema ei õpeta lapsi kartma. Väikelapsed alates sünnist on piisavalt targad, et tunda ema juures hirmu lõhna. Kunagi muide, siis kui ma veel keskkoolis õppisin, siis oli kindel väide, et imik õpib lõhna tundma
pärast 3. elukuud. Ja mina ei saanud aru oma kõva peaga, et aga kuda kuradi moodi ta niimoodi tissi siis saab otsida. See peab ju lõhna järgi olema, sest silmad on tal tõesti nagu lambal segamini ja ei ole tal ju ka, ma ei usu, et keegi vahetult enne sündi talle tissi pilti näitas ja ütles, et vot kui sa välja lähed, siis otsi seda. Aga lugu ongi selles, et kui ema on tundnud hirmu, siis lapsele jääb see lõhn meelde. Me oleme kuulnud, et loomad tunnevad hirmu lõhna ja see teeb nad kohati eriti julgeks ja julmaks. Aga mis sel tiitel siis häda on? Ma küll ei tea ja ega mu tutvusringkonnas ka keegi tea, et looduse kroon ja nohume kunat. Väide jah, et lapsed tunnevad hirmu lõhna, see kehtib tegelikult lapse esimestest elupäevadest alates. Seal on siuksed asjad mängus nagu feromoonid ja üldse kehakeemia ja nii edasi. See oli Emory University, kus oli neurobioloog Regina Sullivan, ma ei tea, kas ma nüüd Regina hääldasin õigesti, aga ma loodan, et ta ei solvu. Ja tema tegi issanda aastal 2014 katseid hiirtega ja õpetati hiirepojad läbi stressi viidud ema kartma kirsilõhna. Miks kirsi, ma ei tea, aga võib eeldada, et siin on jaapanlased mängus. Võib eeldada, aga väita ei saa. Nad tegid samasuguseid vaatlusi ka tasakesi inimemadel ja imikutel. Ja siis tuli seal Emory University's välja, et ärevushäirega emadel või õigemini nendel lastel seal tegi mingi mandelkehade mäng. Ma ei hakka seletama, mis need mandelkehad minu kirjelduse järgi võiksid olla, aga ma ütlen midagi õudset. Mandelkehad on limbilise süsteemi osa, et teda võtaks see ja teine, sellest tean ma veel vähem, sest mindud on juba liiga sügavale. Igal juhul see süsteem tegeleb emotsioonide, tunnete, no siukeste asjade märkamisega, mis muude värkside seas ka hirmu tekitavad. Ja see ärevus, see on siukene asi, mida antakse edasi, mitte sõnaliselt, mitte oraalselt, suuliselt, vaid oma seisundi läbi. Sa võid lapsele öelda, et ära sina nüüd karda, kõik on korras, ei ole hirmus. Ja nüüd mõelge palun, mitu võõrsõna, sõna, mida laps veel ei tea, oli selles tiraadis lapse jaoks. Ära karda. Mida see tähendab? See on umbes nagu koerale käsklus fuu, mis tegelikult vastab arvuti klahvile del. Kustuta kõik oma tahtmised ja sulle antud käsklused. Fuu tähendab nullimist, ei tähenda mitte midagi ja koeral ka. Tegelikult on seda väga raske täita, soovid karjuda talle minu pärast kas või ei, aga see on samasugune häälitsus, millel ei ole tähendust. Inimene jah, teatud
keelekombinatsioonides kasutan minagi just nüüd, kui ma seda ütlesin, et ei ole tähendust. Ja võt, sa võid seda seletada lapsele nii palju kui tahes, et kui sina kardad, siis sina võid oma pampersit täis teha. Mis te arvate, kas laps teab sõna pampers või ei tea? No siin on, selle koha peal ma võin tuua veel ühe ilusa näite, mida arvab ema või isa ja mida siis peaks arvama laps. Te olete kindlasti näinud siukesi loomakesi, mis pannakse kõikuma või tiirlema lapse voodi kohale, et siis lapsel on ilus vaadata. Laps vaatab üles ja näeb ainult nende tagumikke. Sina näed jah, et näed, siin on kitseke ja siin on lambake ja siin on kassike. Lapsel on need ühed persed kõik. Pole parata. No nii on. Aga see ehmatuse ja häiresignaali ja ettevaatusest teavitamise värk lõhna kaudu, see oli olemas juba. Ma arvan, et vaata, et peaaegu elu tekkimisest saati või õigemini sellest saati, kui hakkad aga eemale tõmbama ennast, kui teatav võime, võib-olla ka niimoodi tekkis, et liikuda. Ja muidugi närune on see selle poolest ka, et paljud ehmatused ja hirmud väidetavalt, mina pole näinud, mina pole teinud, on geneetiliselt edasi kantavad. Kuidas see on? Ma ei tea. Aga lastega on tehtud muidugi igavene ports huvitavaid katseid. Näiteks tite nägemine. Kaetakse üks ala tema ees kinni, siit veereb sisse pall, siit veereb pall välja. Harjutatakse seda mõttega, et nii juhtub. Siis veereb siit sisse pall ja siit välja ei tule. Kas laps jagab ära, et kus see pall siis sai nüüd ja hakkab otsima pilguga? Või kui läheb sisse pall, mis on sinine, tuleb välja pall, mis on punane, ühel ilusal päeval. Ja küll, tuli küll, aga kus see sinine jäi? Ta hakkab teadvustama värve. Läheb sisse ümargune, tuleb välja kandiline. Tohoh, mis kurat see nüüd on? Kus see ümargune jäi? Ta oskab määratleda kujundeid või õigemini tuleb selle peale, et sulle näidata oma taipu. Akadeemik Pavlov on siin teinud ka terve hulga katseid. Muide, kas te teate, et akadeemik Pavlov veetis oma perega koos. Ma ei tea tema perest midagi, aga ma tean, et 26 suve veetis tema Sillamäel. Täpsemini Sillamäe külje all on niisugune koht, tänu millele teil võib jääda ka meelde, et akadeemik Pavlov 26 suve veetis Eestis Türsamäel. See vene keeli oli siis Tjursel. Ma arvan, ega ma vanduda ei või. Tema nimetati ka 1902. aastal juba Tartu Ülikooli auliikmeks. Kuidas, miks? Ärge küsige, mingi põhjus pidi olema. Ja sel aastal, kui mu kadunud ema sündis 1924, valiti ta Tartu Ülikooli ilmselt siis audoktoriks meditsiinivärksi peal. Ta oli hirmus tugeva tervisega ja tervislikku eluviisi olla ka harrastanud, mida see eelmise 100 aasta tagusel ajal tähendas, seda mina ei tea. See tähendab võib-olla, et võttis vähe viina ja ei õginud end kurgumulguni täis, aga
see oli 1936, tema jäi haigeks. mingi eestlase traagika tal külge tuli, kuigi ta eestlane ei olnud ja pöördus koguni arsti poole, kuigi ta ise oli tõenäoliselt, oleks olnud parem arst, aga noh, aeg on ka sihukene. See arst oli seesama, kes hiljem Maksim Gorki surnuks ravimise eest maha lasti. No tõsi, see oli 40-ndatel kuskil. Ja arst tegi herr Pavlovile süsti. Selle peale hakkas Pavlovil õige paha ja pani tema oma meditsiinilised teadmised kokku ja rehkendas, et nüüd mina hakkan surema. Meenutas võib-olla ka sünniaastat ja nii edasi. Ja selle peale kutsus ta kokku oma õpilased ja hakkas kirjeldama, mida tema tunneb. Muide, seda legendi olen mina kuulnud ka ühe Vana-Kreeka filosoofi kohta, kes pidi mürki võtma ja kes siis kirjeldas, kuidas tema hakkab teispoolsusesse minema. Ja no Pavlovi puhul on siin muidugi sihukene kena nali, et tuli keegi kopib ukse peale, tahab tulla patsiendiks ja õpilane ütleb, et ärge segage. Akadeemik Pavlov on hetkel hõivatud, ta tegeleb suremisega ja kirjeldab seda. No ja, igal juhul Pavlov pani juba tähele, et on olemas manipulatsioon inimeste ja inimgruppidega. Väga lihtne näide on see, et kui te head inimesed teaksite, mis asi on šokk, ma olen ükskord näinud. See oli päris kapitaalne veesuusaavarii kukkumine, katsel võtta trampliin ja hüpata võib-olla esimesena Eestis. Ja kukkumine seal ja kiirus oli vist ka liiga suur ja ma ei tea, igal juhul kõva pauk oli, kutt toodi veest välja, ega ta teadvust ei kaotanud, sellepärast et need, kes on kukkunud ja pauke saanud, nad teavad, mis see on. Ja vaat tema kirjeldas ka, et nüüd läheb 5 minutit, siis mul käed hakkavad värisema, andke mulle lõuatäis kärakat kohe ja praegu. Ja siis ta kirjeldas kõiki oma järgnevaid enesetunded ja vaat see oli šokk enam-vähem. Aga manipulatsioonid inimestega, Andres Raid on ju rääkinud ja kirjutanud ka, kuidas Eestis tehti nii, et kirik ei olnud enam keset küla, vaid löödi kõik laiali, et talumehed pärast kirikut ei läheks kõrtsi, ennast seal üles ei kütaks ja lõhkuma ei hakkaks. No, muidugi moodne arhitektuur. Vaat sellega on niimoodi, et ma käisin tohtri juures ja vaatasin aknast välja ja seal olid klaas ja betoon või klaas ja metall ja mis kõik iganes. Ja mulle meenusid Aleksei Tolstoi ja vendade Strugatskite ulmeromaanid, kus illustratsioonid olid samasuguste majadega. No mitte üks ühele, aga väga sarnastega. See on ka üks osa manipulatsioonist. Ise välja mõelda ei suuda ja siis viksid selle pealt, kes veel suutis välja mõelda. No ei saanud mina aru filmideski, miks uksed on korraga sellised ja ümmargused ja igasugused. Funktsionaalsus on ju. Aga jah, hakati tegema katseid inimestega ja saavutati selge tulemus, et inimesed jagunevad 2. Ma siin vaatan kella ka vahepeal.
ja akadeemik Pavlov sai oma katsetega suhtarvuks 10/90 ja kirjutas sellest ka oma uurimistöö kirjelduse, aga ma ei ole seda näinud. Schopenhauer, pessimist, nagu me teame, tema sai tulemuse 5/95, Kant 8/92, kuidas ta nii täpselt mõõtis, aga seda võib arvata. Ja alles hiljuti üks saksakeelse maailma tunnustatumaid neuroteadlasi Gerhard Roth, tema saavutas tulemuse 15/85 ja samad tulemused on ka Ameerika maa armees tehtud uuringutel. Nii et no jah. Ja siit me jõuame nüüd. Ma kardan, et tänane saade jääb poolele, aga pole parata, elu on sihuke. Seesama Gerhard Roth väitis, et meie teadlik mina õigustab meie tegevust pärast seda, kui tegu on juba algatatud või juba sündinud. See on see, no vaat ega need minu tõlked ka alati niimoodi põlve otsas tehtud. See on see, et teadvuseta aju on algatanud tegevuse ja siis teadvus võtab selle vastu, hakkab põhjendama ja õigustama ja nii edasi. Seega need meie kavatsused, see, et kas on tahtevabadus või vaba tahe, vot me jõuame siia kanti ka peaaegu, te võite nüüd ise seda kogu aeg kuklas mõelda. Meie kavatsused tulevad tihtipeale pärast seda, kui käitumine on alanud, selle asemel, et põhjustada käitumine nii-öelda teadlikus teadvuses. Ma kardan, et mõni psühholoog või psühhiaater tahaks mu maha lüüa selle jutu eest, aga dobro požalovat, nagu öeldakse. Me teeme seda, mida me tahame. Ja enamalt jaolt alateadvus paneb meid tahtma. No kujundlikult võib öelda niimoodi, et me vaatame, laual on 5 kommi ja me ei tea, kas me tahame neid süüa või ei taha, aga siis me sööme alateadvuse käsul ühe ära ja teadvus rehkendab, oi, kõik söön ära. Vot niimoodi. Muidugi kõveravad keerulisemad probleemid on sellised, mida teadvus ja alateadvus omavahel põrgatavad. See on jälle seotud muidugi sellega, et kui meie mõte on tegelikult elektriimpulss ajus, mida on ka tõestatudki mu meelest, siis kui me selle impulsi tõlgime, konverteerime sõnaks, kui palju läheb kaduma, kui mina annan teile edasi oma sõna ja teie võtate vastu selle sõna, kui palju läheb kaduma ja kui te jõuate selle sõna mõistmise, mõtte juurde, sähvatuseni ajus, kui palju siis veel läheb kaduma ja mööda rääkimised, see on loomulik, nii peabki olema. Aga põhimõtteliselt jah, meie veaohtlik ja aeglane teadlik mõtlemine võetakse kampa alles siis, kui teadvuse ja alateadvuse vahel on hädasti vaja seda probleemi, siin on vist probleem õige koha peal kasutatud, kui seda on vaja lahendada ja see seletab ära ka, kuidas
avastusi on tehtud unes. No võtame näituseks Mendelejevi ja tema tabeli, mida ta olla näinud unes. Ja siis üles ärgates tea, kas sai riidessegi pandud, kukkus asja konstruima ja saigi tulemuse. Aga teie lohutuseks võib nüüd tulla jälle suhtarvude juurde. See väiksem protsess, olgu ta siis 5, 8, 15, see on inimesed, kellel on iseseisev mõtlemine. Neid võib kutsuda isiksusteks ja ise olen neid nimetanud päris inimesteks ehk homodeks. Ei ole vaja võtta endale, tead, alates sellest aastast mina olen homo sapiens ja minu motiiv, väga valesti kasutatud hetkel, on saada homo sapiensiks ja selle tiitli ma endale võtan. Ja kes selles kahtleb, üldiselt need, kes ei mõtle nagu mina, on kuidagi lollakad, aga kes mõtlevad nagu mina, kes noogutavad ja kui veel limps-limps ka käib, need on kuidagi targemad inimesed. Aga jah, need, keda on vähem, nendel on oma arvamus ja nad on võimelised vaidlema, et oma arvamust selgitada, mitte vaidlema sellepärast, et juba kui dialoogina kirjutada vaidlus, siis juba 3. reas tuleb, et sa oled süsteemi ori, sa oled idioot, sa oled... Aga vaat mina olen ja sa loll ei saa sellest aru, et mina olen, on muide väga kahtlane ütlemine, see on seotud ka religiooniga ja ma ei hakka seda näppima hetkel. Ja need, keda on vähem, need on oma seisukoha, oma arusaamise, oma mõistmise, mida nad ei tunnista lõplikuks tõeks, ise välja sõelunud. Ja mine sa tea, kas unes või ilmsi, aga nad on selle kätte saanud. Aga probleemide tajumise all info, see tuleb samuti ilmselt sellest impulsist mööda. Ja põrutab otse alateadvusse. Ma ei taha sellega midagi öelda, et see ongi inimese surematu hing ja nii edasi. Sellest ei tea ma mitte õhkagi. Kuigi väliseid kõrvalmõjusid võib siin aimata ja tuletada. Muidugi on terve hulka sensitiive ja ettenägijaid, veel rohkem on sensitiivide või ettenägijate matkijaid, kes korraga võtavad endale ka hirmu äratava nime, trummi kätte, sule, no kuhugi mingid vidinad, jebinad, et välja näha nagu, aga sa ei ole. On jah need, kes kuidagi pidi selle elektriimpulsiga on paremini seotud kui need, kellel alateadvus ja teadvus enne sõna veel vahepeal on. Aga see suurem arv inimesi, vaat nendega on ka huvitav. Nad on mugavad mittemõtlejad. Nad tahavad, et neile öeldakse, mida nüüd teha. Nad on head lapsed, kes alati oma pudru ise ära sõid, mis sellest, et oksele ajas. Nemad toetavad ühiskondlikke väärtusi, mida siis annab eliit, kes ei pruugi sugugi nii helge pea olla, kui ta väidab end olevat. Samas
neil on kõik välised, no siuksed füüsilised ja füsioloogilised eeldused olla inimene. Päris ehtne. Aga ahvid ja muud loomad seda ei suuda, nad näevad teistsugused välja. Aga need, kes näevad välja nagu inimesed, need võiksid ju pingutada, kurat võtku, peab neile seda elektriimpulssi teisest otsast andma. Tuleks nüüd korra siin viimasel jutuminutil või viimastel minutitel veel kord selle AI juurde. AI on loll ja tuim täpselt nii kaua, kuni ta suudab ise mõne füüsikaseaduse oma loogikaga spikerdamata ise nullist üles ehitada. No näiteks AI-le näidatakse, ise ta vist veel ei näe, aga või ükskõik, igal juhul kas läbi optika või ilma optikata kukkuvat õuna. Ja siis ta kukub ragistama, tema muidugi magama jääda, kuri vaim ei saa. Ja samm-sammult astub ja saavutab Newtoni seaduse. Ja võt sama häda on niinimetatud headel korralikel õpilastel, kes täidavad kõiki reegleid, kes õpivad hommikuni ja saavad oma 5 kätte, kelle eesmärk on kuldmedal. Andke neile ordeneid ja medaleid, siis on nad kuulekamad. Nad on, kes ütles, kõva mees oli, nad on kääbused hiiglaste õlgadel. Ja hiiglased on need, kes ei õpi üldse ja saavad ikka 3 kätte. Sest otsustaval hetkel, ma ei tea, mis toimub, kas issand ise saadab neile selle õige elektriimpulsi või kuda, aga nad saavad kätte. Muidugi selle enamuse puhul nende karjääri tegemine ja kõik taoline, selle puhul kehtib printsiip, mida kuulsin juba, ma ei tea, mis ma võisin olla, anna jumal 10-aastane, seega ammu. Kõige tähtsam on mölajooks ja kehahoiak. Siis usuvad ja siis arvavad, et sa oledki tark. Selliseid näiteid on hulgi. Olgu siis see videosid on ka, kus 10 inimest on toas, tuuakse ettevalmistamata tegelane ja küsitakse, mis värvi on pall. Pall on muidugi must, aga kui kõik ütlevad, et pall on valge, siis see üks õnnetukene varem või hiljem tunnistab, et ei, see on valge pall, ja, sest ta tahab olla nagu teised. Teine siuke refleksikatse on veel. 3 inimest istub pika pingirea otsas, tuleb 4. sisse, tema ei tea midagi, 3 on näitlejad. Kostab mingi kõll, 3 tükki tõusevad püsti ja vaatavad etteheitvalt selle ühe poole. No, kui mitte varem, siis 3. katsel tõuseb tema ka püsti. Tuuakse 4. inimene, 5., 6. ja nad dresseeritakse samamoodi välja ja vaikselt lahkuvad ühekaupa vist need 3 ja endiselt need, kes ei tea, miks, tõusevad selle kõlksu või piiksu peale püsti.
kusjuures seal ei ole enam ühtegi näitlejat. Üldiselt need katsed on vist akadeemik Pavlovi tehtud. See reflekside oma, see mõjub nagu veenmavalt, koer ja refleksid ja nii edasi. Aga me jõuame tahes tahtmata selle juurde, et inimarengu, tegeliku arengu määrab see väiksem osa inimkonnast, kusjuures vaat siin juhtub jälle see, et tõenäoliselt eliidi hulka nad ei pääse. Eliidi hulka pääsevad pigem seltskonnadebiilid, kui te mäletate, umbes aasta eest sai nendest räägitud. Need, kes on õppinud pähe, kellel on hea mälu, hulga lauseid ja kasutavad neid, kui teised inimesed on ümber. No näiteks mina olen ehtne Eesti mees. Mina võitlen kõige selle eest, mis on progressiivne ja kes ei võitle samade asjade eest, kui mina võitlen, see ei võitle üldse. Mina seisan vabaduse eest, muide see tuletab mulle meelde, jälle teeme ühe hiiglasliku rahva kogunemise, kus tuhanded inimesed seisavad õlg õla kõrval, ühed seisavad selle eest ja teised seisavad teise eest ja kolmandad seisavad kolmanda eest ja mitte sittagi ei liigu. Vabandust, aga mõte jääb samaks. Ja nii juhtubki, et need mölamadised, need, kes ütlevad tarku lauseid, kunagi viskasin ka ühe pildi välja, et üritasin lahti mõtestada ühe tunnustatud targa inimese keerulisi lauseid ja lõpuks tabasin ära, et ta on ju lihtsalt loilakas. Pole parata, elu. Aga jah, samas seltskonnadebiilid võivad saada akadeemikuteks, tõestused on. Ministriteks, kelleks tahes, sest nad oskavad häälitseda mitmesekundilisi lõike. Kui meie võit on käeulatuse kaugusel, siis meie võimegi võita, aga võidu nimel tuleb olla võidukas. Korras. Lause iseenesest selline, et lepa ära joo enam. Tõsi, ma ei tea kui kaua alkoholi tarbinud, kui seda joomiseks pidada. Ja nendest inimestest, seltskonnadebiilidest hakkavad sõltuma mitte ainult kollektiivid, mitte ainult rahvad hakkavad känguma. Riigid, mille poolest riik ja rahvas erinevad. Riigil on lipp, vapp, hümn, võib-olla ka kahur. Ja rahvas saab seda neilt laenata ja peab seda neil kinni maksma. That's all, nagu ütles, ma ei tea, kes ütles. See oli Traaveni surmalaevas. Ja ikkagi, naised sõjaväkke, seesama vana küsimus, 4 küsimust. Schopenhauer väidetavalt, kuigi ma ei ole tõestust leidnud. Mis juhtub, kui nii teha? Mis juhtub, kui nii mitte teha? Mis ei juhtu, kui nii teha? Ja mis ei juhtu, kui nii mitte teha? Võiks muidugi rääkida veel kobra efektist, mis pidi andma ka hiiglasliku hea tulemuse, aga jäägu see koduseks ülesandeks, seda lugege ise. Veel kord, olge tänatud toetajad, kes te truult ja ustavalt olete meiega. Olge tänatud, kes te istute
Nõmme raadio stuudios mikrofoni taha ja veate tunnikese soolot välja. Ole tänatud, Kertu, seal kaugel Võrumaal. Ega sul kerge ei ole, aga sul ka seda allaandmise geeni ilmselt netu. Ja ega see ei kasva ka kuidagi, ma kardan. Olge tänatud ja meie püha sõda läheb edasi.